Tere, vägevat 13. reedet, ilusat algavat nädalavahetust. Nagu ma esmaspäevases videos jagasin, siis 13 reede ei ole midagi sellist, mida seostada ebaõnnega. Seda on hakatud ebaõnnega seostama siis, kui patriarhism tugevnes ja kirikuvõim tugevnes. Reede on jumalanna päev. 13 sümboliseerib 13 kuutsüklit, mis ühes aastas on. Kuu sümboliseerib naisenergiat. Kuu oma olemuselt on pidevalt muutuv, ta on hästi sügav, tal on omad varjud. Kuu sümboliseerib ka sellist selgelt nägemisvõimet, selgelt tajumisvõimet, selgelt tundmise võimet, kõik sellised psüühilisi andeid. Ja see on omane naisenergiale. Päike sümboliseerib meesenergiat, sest ta on 24 tundi ühesugune. Ja mees oma rütmilt ja olemuselt on ka üsna muutumatu. Naine on kogu aeg mingisuguses tsüklis ja mingisuguses muutuses. Täpselt nagu kuu. Ja 13. number ka. Number 13 sümboliseerib naisenergiat. Seega täna on võimendatud, kõrgendatud kõik, mis on naiselik ja mis sümboliseerib sellist sügavat teadmist, sügavat taipamist, sügavat iidset tarkust. Tänane päev võib esile tuua sellist transformatsiooni ja taassünni hetke. Mis veel? Tänane päev on kõik seotud sellise sügavusega ja samas ka nagu varjudega, sest kuu paljastab, valgustab varje, toob varjud esile, eks ole. Nii et täna võib midagi sinu jaoks nurga tagant nii-öelda välja ilmuda. Kas mõni tõde või praegu tekib mul selline visioon, et mõni vana tuttav või keegi inimene, kellega sa ei ole oodanud kohtuda järsku hopsti kogemata teed ristuvad ja tekib selline ootamatu kohtumine. Et ka see võib olla võimalik. Aga meil on viimasel ajal see kosmoseenergia nii-öelda olnud väga heitlik ehk siis päikesepursked, mis mõjutavad ka inimesi, eks ole. Ja nüüd viimased päevad, ma nüüd unustasin täna hommikul järgi vaadata, aga Schumanni resonants on väga selliseid kõrgeid, kuidas ma ütlen, energiaid üles löönud. Ja see, et nii mõnigi meist tunneb ennast praegu kehvasti, on praeguses olukorras normaalne. Ja ka inimsuhted praegu on natukene võib-olla pingestatud olukorras, sellepärast, et inimesed tunnevad ennast kehvasti ja see kohe paiskub ka välja, eks ole. Et mis on sees, see on ka väljas. Aga tänasest lähevad kergemaks energiat, kuigi ma endiselt tunnen veel sellist vilinat ja kuminat, et midagi veel on õhus, midagi ebameeldivat. Ma olen üritanud kogu aeg vältida sellist hirmu külvamist ja ma ei taha seda ka praegu teha, aga kuidagi siukene ebameeldiv energia natukene on üleval, aga see on juba möödumas. Mida rohkem oled sa iseendaga siin südames kohal, ennast kogu aeg maandud ja kohale kutsud, mida ma siin viimastel päevadel olen pidevalt tundnud, et pean tegema kogu aeg maandus ja kogu aeg kohale kutsumine ja selline nagu pidev enese kalibreerimine käib. Et energiat tahavad üle pea minna. Et mida rohkem sa endast teadlik oled, seda lihtsam sul nende energiatega toime tulla on. Kui sa ei ole endast teadlik, siis sa oledki üks suur tohuvapohu. Üks ei välista muidugi teist. Aga tasub olla valvas iseenda suhtes, et sa ei kaotaks ennast kuskile ära praegu. Läheb stabiilsemaks. Nii.
ma võtsin Lemuuria kaardid välja, ma pole neid ammu teile tõmmanud, aga täna tundsin kutset ja mul on hästi tugev mingisugune sõnum seoses veega. Ma eile õhtu otsustasin mediteerida ja informatsiooni kanaldada ja mul tekkis see tugev vajadus minna vee äärde. Aga siis ma sattusin oma emotsioonidest, mis mul niigi keesid juba ahastusse, et kuhu vee äärde ma lähen, kõik on ju jääs. Mida mul seal vee ääres teha on? Ja siis ma nagu kuulsin ja mulle tuletati meelde, et vesi on sinu südames ja kuulsin nagu, kuidas mul selline nagu allikavesi minu sees voolas puhastavalt ja uhades ära kogu selle raskuse, mis meil praegu õhus on. Aga see märksõna täna hommikul ikka vesi. Mis selle veega on? Veed sulisevad. Mis tähendab veed sulisevad? Mingi krüptiline keel jälle tuleb läbi. Okei, äkki me saame siit sõnumikaartidelt selgust. Vist need Lemuuria kaardid, lemuurlased meile sõnumina tahavad öelda. Hopsti, ei taha nii palju korraga. Vabadus. Vesi toob vabadust. Vesi suudab nihutada isegi suuri kive. Vesi puhastab. Vesi uhab ära selle, mida ei ole enam vaja. Vesi uhab ära raskused. Mis ta selle vabaduse kohta ütleb. Avasta, mida vabadus tähendab sinu enda jaoks. Limitatsioonidest ülesaamine. Vesi ei tunne ka piire. Vesi uuristab endale käigud sinna, kuhu tal parasjagu vaja minna on. Kuidas on jõesängid tekkinud, kuidas on vesi moonutanud kaljuserva, kui ta sealt on aastasadu voolanud, eks ole. Vesi ei tunne piire, vesi vabastab. Vabadus on teemaks. Ilmselt need praegused energiat sellepärast ka nii rasked on, et need suruvad vaatama sind, kus sa ennast kinni hoiad ja kus sa enda vabadust takistad. Et see, mis praegu pinnale tuleb, see ebameeldivus, seal on veel osa sinu vabadusest nii-öelda lõksus. Ja vajab sinu tähelepanu ja vabastamist, siis nii-öelda vabaduse vabastamist. Nii, vaatame veel sõnum nädalavahetuseks kollektiivile. Küllus on muideks seotud ka veeenergiaga, sest küllus voolab nagu vesi. Kas ta on tammi taga lukus või lastakse tal vabalt voolata nii, nagu ta voolata tahab. Vaatan siit ka need märksõnad üle. Küllus, mis teemal küllus? Tänutunne, visualiseerimine, mindset. Mindset on see, mis määrab selle, kui külluslik on sinu elu, eks ole. Me ei teadvusta seda endale peaaegu üldse, kui palju määrab meie mindset, meie tänast reaalsust ja seda, kus me praegu oleme. See, kuidas väline sulle loob, see on kõik sinu mindseti tulemus. Väline ei loo ennast ise.
väline reaalsus on alati millegi tulemus. Ja seal taga on meie sügavam mindset, mitte lihtsalt, et kuidas ma mõtlen, vaid mis toimub sinu sagedusega, mis toimub sinu alateadvuses, mis on sinu lapsepõlvest kaasa tulnud koodid ehk siis need sisendid, mida sa alateadlikult usud ja alateadlikult elad, mitte ainult ei usu, on ju. Et kas need sisendid teenivad sinu küllust või töötavad need külluse vastu? Kas sa usaldad minna eluvooluga kaasa ja usaldad, et see toob sulle küllust või sa seisad paigal ja üritad seda voolu kontrolli alla saada? Eluvoolu. Kas eluvoolu on mõtet saada kontrolli alla? See on ju nii suur ja võimas, mis sa sellega võitled, eks ole. Õpi seda tundma, õpi seda enda jaoks ära kasutama. Kuidas seda teha? Õpi tundma iseennast. Valem on lihtne, teostus on natuke teine. Nii, aga mida ütlevad tarokaardid kollektiivile? Nädalavahetus. Nädalavahetuse energiad. Sauade 3. Siin on ka vesi. Vesi. Klassikalises taropakis on ka seal näha, kuidas mees vaatab üle vee. Sauade 3 seostub veega. Nii, jälle on meil vesi. Karikad, okei. Mis see sõnum siit on, mis tahab läbi tulla? Suhted on teemaks ikka. Suhted. Kõik naised on laual, kõik kuningannad on laual. Okei, vau. Siin on mingisugune väga tugev ühte sulamise energia. Kõik kuningannad on laual. Täna on jumalanna päev, 13. reede muidugi. Naisenergia tuleb ühte sulatama, naisenergia tuleb kokku tooma nagu karikate 2. Ja temperance. See on see tasakaalu ja mõõdukuse kaart. Midagi tuleb kokku, midagi sulab ühte, midagi käib nagu klikk ära, tšik-tšing, nagu selline, see on nagu mingisugune avatud pall ja siis see pall läheb tšik-tšik kokku ja tekib täiuslikkus, tekib terviklikkus. Kas siis seotud mingisuguse teadmisega, suhetega või enda sees märkamisega, et tekib see heureeka. Ma vist esmaspäeval jagasin ka seda heureeka momenti. Et see sama teema on ikka veel õhus, et midagi nagu tuleb kokku, midagi saab selgemaks. Mingisugune sügavam arusaam tekib. Aga siin ei ole jällegi see koht, kus hakata seda ise otsima ja ise selle heaks midagi tegema, vaid see on see sauade 3 energia, ma vaatan. Ma ei tee mitte midagi, aga ma vaatan, ma hoian oma silmad lahti, hoian omal perspektiivid avatud. Ma ei hoia ühte kindlat joont, et niimoodi peab see minuni jõudma, vaid ma olen avatud võimalustele. Ma tean, ma olen otsuse teinud, mis peaks tulema, eks ole, eelmise nädala kohta, mis rääkisin ka otsustest. Otsus on nüüd see, et minu tulevik või minu väärtus või minu soov, mis iganes on selline, kuidas see tuleb. Sellele olen avatud, eks ole. Ja see loobki kõige rohkem võimalusi, et õnnistused saaksid sinuni jõuda. Ja praegu ongi see energia, et ma ei sekku, ma vaatan, aga ma olen teadlik. Ma ei ole passiivne, vaid teadlikkus on see võtmesõna. Et mis toimub? Olen aktiivne osaleja, aga mitte kontrollija, eks ole. Et selline
midagi hästi sügavalt. Jälle see sügavus tuleb sisse. Preest rinnakaart on ka siin sees. Kõik naisenergiad on ju. Ime veel, et käis rinnat ei ole siin. Aga mingi sügavam tarkus, mingisugune sügavam tarkus lööb pildi nii selgeks, et oh my god. Oh my god, midagi tuleb täiesti lõikab niimoodi läbi, et sul on, see võtab korraks pahviks nagu välk selgest taevast. Ja see tuleb kiiresti, oi kui kiiresti. See tuleb sõnumi näol, kas siis kanaldatud sõnum või kellegi kaudu kuidagi mingisugune selline sõnum, et sul on siuke tunne, et sa oled terve elu maskiga elanud, kuidas ma ei näinud, kuidas ma ei saanud varem aru, kuidas nagu ei ole võimalik ja sinu perspektiiv täiesti muutub. Keerab nagu tagurpidi, aga see ei ole selline, et keerab nagu kõik uuesti segaseks, enam ei saa aru, mis toimub, vaid see keerab tagurpidi selles mõttes, et nüüd ma saan aru. Nüüd tekib see selguse hetk ja vabadus. Nagu see esimene kaart, mis ma tõmbasin, eks ole, tekib see vabaduse tunne. Et olen mingisugusest ahelast vaba. See tekib täiesti selge arusaam. Torn ja maailmakaart kõrvuti. Väga huvitav. Ja sina hakkad siin nüüd kohe musta suitsu mulle ajama. Midagi on vaja puhastada eest. Huvitav, mul tekkis vajadus täna ka kodus energeetilist puhastust teha. Mis ei tee paha. Võib-olla ka teha iseendaga ja kodus energeetilist puhastust, et teha see tee vabaks nii-öelda sellele, et see heureka moment saaks tulla, et see selgus saaks tulla, mis sinna siuke sooga tahab. Niidab jalust maha täiesti. Tõde tuleb päevavalgele. Spirituaalne tõde on ka mingisugune märksõna siin. Spirituaalne tõde. Kõrgustest. Oota, ma tahan nüüd täpsustust tõmmata sellele. Mis see tõde kõrgustest? Väga huvitav lause. Mis tähendab tõde kõrgustest? Mis see tähendab? Et mul tekkis praegu siuke tunne, et ära küsi. Ära küsi, mõõkade 4 on täitsa selline, et ära tee midagi, ära küsi. Küll see tuleb. No see kõik need tarkused ja tõeterad ja enesevägi ja eneseteadlikkus tuleb läbi see mõõkade 3 energia tavaliselt, läbi valu. Läbi valu tuleb võidukus. Sauade 6. Jah, praegu tuleb see sõnum niimoodi teravalt läbi, et ära küsi täpsustust, muidu sa sead endale liiga kõrged ootused ja hakkad seda tera otsima. Ära otsi seda tera, ole avatud tera tulemisele. Nii-öelda see terakene, see kuldterakene või kuldmunakene või mis iganes. Et ütlevad ka sealt kõrgemalt poolt niimoodi, et me ei ütle sulle, sest muidu sa hakkad seda ise otsima ja segad need energiad ära. Las see tuleb ise. Lase sellel ise tulla, ole avatud talle. Maanda, too ennast tasakaalu. Kõik, nagu ma ütlesin, kõik 4 masti kuningannad on mul siin laual, eks ole, see naisenergia sügavus, preest rinnaga, sügav intuitsioon, sügavale minek, sügav teadlikkus ja sügaval teadlikkuses on see, et mul ei ole vaja võidelda, kõik tuleb minuni ise. Ja samas kõik 4 masti kuningannad sümboliseerivad kõike 4 elementi, mis on omavahel tasakaalus ja kooskõlas, ehk siis see enese tasakaalustamine, maandamine
ja ühenduses olemine ja puhastumine. Vesi puhastab, puhasta ennast veega on ikka see vee ja tulega. Jah, mingi puhastumisel on ka suur märksõna praegu. Mis iganes on sinu praktikad heliga, helisagedused, suitsud, Palo Santo, eks ole, lavendel, rosmariin, kadakas. Mis meil veel, kas ma puju ütlesin või? Vist ütlesin. Salveid ma ei ütle. Salvei lööb kõik nulli, ta võtab sult hea energia ka ära. Mis meil veel olemas on? Palve. Ja erinevad inimesed tegelikult oskavad energeetiliselt ka ruume puhastada, nad ei ole teadlikud sellest. Juba oma sõna, oma mina kehtestamine ruumis. Ka see on tegelikult väga suur jõud. Kui sa soovid ruumi või iseenda välja puhastada, eks ole, sõnadega. See on minu ruum ja nüüd siit lahkub kõik, mis siia ei kuulu. Sest mina ütlen nii, mul on vaba tahe ja minu ruumis ei tohi olla ükski teine, keda ma ei ole siia lubanud, kes on üle minu loa astunud või mis iganes. Ja samal ajal sa võid visualiseerida, kuidas ümber sinu on kaitsev kuldne mull, kuidas ümber sinu kodu on kaitsev kuldne mull ja nii edasi. Et tegelikult meil on see võime iseendal olemas ka puhastada, me ei vaja erinevaid vahendeid, nagu erinevad suitsud, kristallid ja asjad. Need annavad küll juurde, aga me ei vaja neid. Meil on endal olemas supervõimed. Lihtsalt me ei ole alati teadlikud nendest. Vot nii. Ja vesi on, veele on meil kõigile ligipääs, eks ole. Mine duši alla. Kujuta ette, visualiseeri, kuidas sa uhad endast raskuse maha, on ju. Loe sinna taotlused ka juurde, ma puhastun sellest ja sellest raskusest ja alles jääb ainult minu puhastunud energia, mis mind toidab, päästab ja hoiab, mis on ainult minu elu energia, eks ole. Kutsun tagasi oma energia mõjutamata kujul läbi filtreeritud allikavalguse. Mõjutamata on hästi oluline. Vot nii, väikesed näpunäited, kiired, ülejoostud näpunäited sellest, kuidas ennast aidata ja teha puhastust. Ja ma olen kindel, et igalühel on oma praktika, oma teadmine selleks ja teegi täpselt nii, nagu sinu sisetunne juhatab puhastama. Vot nii, selline sõnum siia nädalavahetusesse, ole tubli ja tšau.